Ma ikka värisen, sest see play-off oli nii äge ja see on lihtsalt nii õudne tunne, sest kui ma alustasin see nagu täna, ma mõtlesin, et lihtsalt lähen ja proovin nagu enda skoori paremaks teha, aga noh, niimoodi ka väga välja ei tulnud, aga ikka oli nii äge mängida. Rajamängus oled sa ennem ka midagi suuremat võitnud või see on su esimene tõsisem võit? Ma olen muud asjad ka võitnud, aga see on midagi, mis on väga spetsiaalne ikka. Täna hommikul, kui ärkasid, kas olid ennast kindel ka, et see võit tuleb või arvasid, et Anette-Liis on võib-olla liiga tugev vastane? Tead, ma tahtsin tegelikult temaga mängida, sest ma ei ole nii ammu temaga mänginud ja iga kord, kui ma mängin temaga, see on nii äge ja me lihtsalt, ta saab minust aru ja ma saan temast aru ja jah. Räägi oma edasisest plaanidest veidi, et natuke on reidetud, et sind seob midagi Portugaliga sügisest äkki. No Portugalis küll, mul on väga palju töö ja mida teha ja ma pean harjutama väga palju, sest see on, ma mängisin hästi, aga ma tean, et ma saan nagu paremini mängida. Aga Portugalis on väga tore, sealt saab terve aasta iga päev mängida, sest hea ilm on, et jah. Kas asud sinna ka õppima? Ma lähen jah, ülikooli sinna. Väga tore on. Ja kui vana sa täna oled? 13. Nii et meil on 13-aastane rajamängu meister. Aitäh! Aitäh!